Jou, sõbrad, rõõm teid taas näha siin Teemakanalil. Tänases saates võtame me käsile hetkel maailmas toimuva ja Eesti julgeoleku kahe väga taibuka inimesega. Nii see on tänases saates. Kuidas on niukse otsuse teed? Kõige parem NATO müügimees on olnud nagu Putin. Come on, ei ole. Kui Venemaa ründaks mingit Euroopa riiki, siis Eesti tunduks nagu üks esimesi siukseid targeteid. Kas see on nii või ei? Pärast viitejooki on kõik eksperdid. Kaitsetööstus on nagu siuke porno. Kui tahad rahu, siis valmistu sõjaks. Aga kuradi kõik on vaesed raisk. Kas nagu Eestil on ka mingi selline spionaaži nagu programm või? Eesti John Wick kuskil. Trump mängib lolli või on loll? Sina oled ju Trump supporter meil. 50% vähemalt sellest kõigest, mis ta nagu ütleb, on tegelikult ju nagu bullshit. No kui ta oleks surma saanud, siis ta oleks veel suurem märter, aga... Pead olema niuke jõhkard ja näitama julmat fucki. Ta on ju soe peast. Kõigile läheb ju kõik lihtsalt kallimaks. Rapla, BMW, pagassi juttu. Kui Venemaa võibolla eesmärk ja lõks nagu tülli ajada hästi tugevalt. Kell 3 öösel maailmapäästed hakkavad rääkima feminismi alustaladest. No just on ju, et Trump nagu nii kuidagi Putini poolt ja tankid sõidavad lihtsalt... Kui on ta täiskarst? See tundub suss, eks ole. See ballett ravimeid, mis ta võtab, on, ma arvan, suurem kui Adolf Hitleril kuradi oma primis. No nii, sõbrad. Täna on meil stuudios siin kohapeal 2 spetsialisti. Üks neist on julgeoleku spetsialist ja Eesti kaitseministri nõunik Mikk Tarros. Ja teine spetsialist on kliimaaktivist ja võbina kuraator Maidu. Härrad, kuidas te end tunnete? Pole viga. Väga hästi. Läheb täitsa viisakalt, jah? Muidugi. Ilm on ilus, päike paistab. Tore kuulda. Super. Mikk, alustaks kohe sinust siis, et tööameti nimetus on uhke. Kas sul on kogu aeg meeldinud julgeolek, just nimelt Eesti julgeolek ja kuidas sa leidsid tee sinna, nii et räägi natuke enda taustast? Jaa, tegelikult, mis mind ennast on alati huvitanud selline, kuidas öelda, maailma asjadega kursis olemine, aga ka pigem selline aktiivsus, et ma olen olnud erinevates noorteorganisatsioonides tegev kooli- ja õpilasesindusest ja sealt on võib-olla selline ärategemise soov tulnud. Muidugi peale seda kõige aktiivsem noored kutsutakse alati ka poliitikasse ja sealt võib-olla loogiline jätk, et on kutsutud mind kandideerima ja ka nii-öelda valdkonna mõttes varasemalt olen tegelenud nii hariduse, noorte teemadega, aga olles ka ajateenistuses käinud kaitsevaldkonnaga natukene kursis, siis just julgeolek ja kaitsevaldkond on eriti see, mis nii-öelda huvi pakub, et mul on väga hea meel, et ma saan ennast siin teostada ja Eesti riiki tugevamaks teha. Ja Maiduke, kus siis sina nalja tegemiseni nagu jõudsid? Ma ei tea, ema üsas. Kogemata või? Ema üsas või? Mõtled siis nagu niimoodi karjäärina või? No näiteks, või kus see nagu sul alguse sai? Nagu, lihtsalt olid, tegid pulli ja siis ma üks hetk mõtlesid, et nagu võiks nagu monetiseerida ka seda. No enam-vähem jah, et võiks kuidagi kanaldada seda õigesse kohta, et see ei ole õiges kohas teha nalja, muidu kogu aeg on mingi tuju lollitada, vaata, siis see õiges kohas peab lollitama. Siis nüüd saangi lava peal lollitada. Täitsa okei asi, mida teha. No ja Mikk, ma tahan sult veel korra ikkagi uurida, et nagu poliitikuks, miks siis ikkagi poliitikuks, et poliitikamet tundub nagu veits süke, et nagu ühtepidi ükskõik, mis sa nagu teed, siis on nii palju neid osapooli, kes ei ole ikkagi sinuga rahul, eks ole. Et see tundub nii keeruline amet, et miks ikkagi poliitikuks? Eks see on, nagu öeldakse, palganumbri sees, et saad kõvasti peksa asja eest ja võib-olla ka asjata. Eks ta on pigem sellise nii-öelda loomulikul teel tulnud, et kui sa soovidki päriselt mitte ainult kritiseerida, vaid ka midagi nagu teha, et siis see on nagu üks väga konkreetne võimalus. Et väga lihtne on jah kritiseerida, ütled, et see on valesti,
aga ma ise vähemalt usun seda, et kõige parem variant ongi seda teha seal ise juures olles. Kindlasti neid võimalusi on veel, kuidas ühiskonnas saab kaasa rääkida, sa saad olla edukas ettevõtja, teha ülihead nalja, selles mõttes kõik need sinna lähevad, aga jah, selles mõttes eks ta süke teadlik, võib-olla poolteadlik valik on olnud, et kui sa poliitikasse lähed, et siis mingi vastutus või selline tuleb võtta ja ma arvan, et poliitikas selles mõttes muutubki, võib muutuda, ma ei tea, tundide nädalatega, et see ei ole selline stabiilne koht võib-olla, kus sa alati oled, et sellega tuleb alati arvestada. Võib-olla homme või ülehomme öeldakse, ei tea, et nii see on. Nii et põnevuses seal puudu ei tule, jah? Ei tule. Kuulge, aga äkki siis kohe ikkagi lähekski teemade juurde ja võib-olla ma alustaks sellise küsimusega, et kuidas te härrad tunnete, et kuidas Eestil üldse nagu läheb praegu või kuidas Eestis see olukord on? Kuidas Eestis elada on või? Tahad alustada või? No, kui ta juba läks, siis... No, see... Palgad võiks järgi jõuda hindadele, et siis oleks tore, aga meil on väga palju häid asju siin Eestis, eriti Ida-Euroopa kohta. Aga kuradi kõik on vaesed raisk. oled nõus, Mikk või? Ma arvan ka, et Eestis on väga palju asju hästi, et tegelikult meil on see nii-öelda tegevusvabadus on päris hea ja ma arvan, sellepärast me olemegi võib-olla Ida-Euroopast ikkagi endistest liiduvabariikidest kõige edukam. Samas jällegi, eks ole, valitsus nagu praegu jällegi kukkus, eks ole, hinnad, nagu sa Mait ütlesid, on nagu nii-öelda laes, et seda vast tunnetab jah, igaüks, aga võib-olla see valitsuse kukkumine ka, et ongi, et ministrid nagu lendavad päris tihti, eks ole, valitsust praegu välja ja kas meil on siis nagu valitsemiskriis praegu või ongi see selline tavaline Eesti poliitika või? Ma arvan, et pigem, mis nüüd on küsimus, on just, mis puudutab sellist kas siis nagu majanduslikku poolt ja arengu poolt, et kuidas siis edasi minna. Nüüd me näeme just sellist nagu majandus parem vasakpoolsust, et kas me tahame, et riik rohkem aitab inimesi, annab võib-olla ise nii-öelda raha või siis me anname jälle teistpidi nagu õnge inimesele, et paneme rohkem nii-öelda ettevõtlusesse, et see nii-öelda kasv tuleks kõigile nii-öelda täiendavalt nagu järgi, et see ongi, ma arvan, nagu nüüd see suund, mis on nagu hetkel võetud, et just arendadagi rohkem seda nagu majanduse poolt, et eks seal koalitsioonis nagu tuntigi seda, et mingid nagu asju hakati pidurdama, et me peaksime ikkagi nagu konkreetsemalt edasi minema, et see on, ma arvan, see tagamõte lõpuks, mis seal nagu on. Rääkisime siin, mainisid just julgeolekut ja ka kaitset ja aastakümneid oleme elanud teadmises, et meie ei vaja kaitsetööstust arendada, siis kui keegi erafirma soovib sinna panustada, siis see on nende eralõbu, eks ole. Aga nüüd tänaseks on vist Eesti aru saanud, et kui tahad rahu, siis valmistu sõjaks. Minu küsimus siis järgmine, et kas me hiljaks pole jäänud kaitsetööstuse arendamisega ja täpsemalt siis näiteks kaitsetööstuspargi loomisega? Toon ühe veel näite. Põhimõtteliselt Eesti, kui ta NATOsse tuli, 2004 võttis siis selle 2% nõude. Kui me nüüd tagasi arvutame alates tänasest kõik protsendid, siis me olemegi keskmiselt pannud alati 2, teiste riikide puhul seda võib-olla öelda ei saa. Et ma ütleks, et Eesti ja võib-olla üldse, kes idapoolsed riigid on seda nagu ohtu alati rohkem tajunud. Kohe, kui läks asjaks Gruusias, Krimmis, et selles mõttes kaitse nagu teema on alati olnud üleval, me teame. Nüüd on see küsimus, kuidas see nii-öelda laiemas sellises Euroopa või USA julgeolekupildis on nagu üles tõusnud. Ja ma väidangi nagu seda juba, et enne Ukrainat tehti väga olulisi otsuseid, anti Ukrainalegi laskemoona relvastust ja samamoodi on nagu just praegult eriti nagu turbokiirusel mindud, et steroidide peale põhimõtteliselt. Et selles mõttes tegevusi on tehtud ja tulles nüüd selle sama kaitsetööstuse juurde, kaitsetööstus, ütleme nii, et Eestil on hästi palju ka. Nüüd ma ütleks, et
see siht on iga-aastaselt nüüd seal tuubeldanud, et kui seal 3-4 aastat tagasi oli seal circa 100 miljonit käive, siis nüüd on 300 miljonit ja alati on nagu läinud rohkem üles, et siin 2030-ndaks on seal 2 miljardit plaanis panna kogu käive kokku. Ja riigi poolt, eks see arusaam ongi nagu sellest tulnud, et see on nagu kaitsevõime nagu osa, et sa ei arenda ainult nagu osta tanke kuskilt mujalt, või et sa tahadki seda nagu Eestiga siduda. Ja tulles nüüd sellega, ütleme nii, et me kaitsetööstuspargiga oleme nagu nii palju andnud hagu kui võimalik. Üks kaitsetööstus tegelikult park juba nii-öelda on valmimas, kus hakkab suvel toodang tulema miinide jaoks. Eesti riik, ma ütleks, et on võtnud ka nagu nii kiiresti kui võimalik, aga sellise seisukoha, et me ei taha ka nagu üle maksta, et kui me tahame ikkagi saada näiteks mürsku, ütleme suurt mürsku 155-st, seal mõistliku turuhinnaga 2000, et siis kui sa tood tehase sinna, maksa tulud peale, et siis see on jällegi riigieelarvele teistmoodi nagu mõju. Et see on, eks ta on nüüd nagu mitme teraga nagu mõõk, aga eks me töötame nii kiiresti kui võimalik ja 27 peaks esimene toodang välja tulema, suuremad mürsud, hästi palju tegelikult välismaa pakkujaid on ja mis Euroopa hakkab ka tegema on see, et üha rohkem tuleb raha kaitsesse. Esiteks Euroopa aktsiaturud on hullult üles läinud, mis puudutab Euroopa relvatootjaid. Ja kaitsetööstus võrreldakse sükse, ta on nagu kategooriasse läinud, kui sa tahad laenu saada, siis sa oled nagu, kaitsetööstus on nagu süke porno ja hasartmängutööstusega ühes nagu kategoorias. Et kui sa nagu laenu tahad saada, siis see on nagu väga keeruline, et mul on hea idee, aga eks nüüd pangad järjest hakkavad nüüd neid leevendama investeerimise mõttes nõudeid, aga just, et kuna see on hästi palju nagu surmavat tehnoloogiat, et siis see on see pankade mingi eetilisuse ja kõikide investeeringu tagasisaamise nii-öelda mudelis sees, et okei, need tööstused on sellised võib-olla kahtlased, aga eks meie nii-öelda ülesanne ongi see nii-öelda vabamaks saada, et sinna rahad oleks juurde, sest lihtsalt on vaja investeeringut raha sisse. Pankadel on mingi eetika või? Mis iganes, just on jah, et seal seda nii-öelda vabamaks saada. Et see on see nagu asi, aga õnneks nüüd, kui tuligi see Euroopa Liidust see nii-öelda soov, et paneme, et laseme reeglid vabamaks ja suuname rohkem raha, et siis see võimaldab juba tööstusmahud nagu ette natuke paremini ära planeerida. Et eks see nagu järeleaitamine on, meie oleme seda kaitsekulu asja juba ammu rääkinud tegelikult juba ka enne Ukrainat, aga sorry, läheb võib-olla pikaks. Ei, see on see hea ja kohe vaata aru saada, mees on nagu tugev poliitik, vaata, et nagu jutt jookseb ja südamega asja juures. Absoluutselt, et selles mõttes teeme tööd, et nii kiiresti kui võimalik, et Davai. Aga kuidas te nagu tunnete, et või mis te arvate, kas eestlased kardavad nagu praegu siis sõda või on sellise sõja nagu hirmul või? Kõik kardavad sõda, ma arvan, natukene. Kõik spekuleerivad sõja ümber. Pärast viitejooki on kõik eksperdid. See on üks tüütumaid asju kuskil peol või baaris. On siis, kui inimesed hakkavad sõja üle arutama, kes ei tea sellest midagi. Ma saan aru, et võib-olla see on nende kindlustundeks. Aga see on umbes, see on peaaegu sama kehvas kategoorias, kui need kell 3 öösel maailmapäästjad hakkavad rääkima sulle mingisugust feminismi alustaladest või mingisugustest sellistest asjadest, et nagu kurat selles mõttes ei jaksa kuulata seda sõja juttu kogu aeg, aga vist ei pääse sellest ka, aga mina nagu üldiselt nendes diskussioonides väga nagu ei osale, sest ma ei tea nagu midagi, vaata. Et ma võin lihtsalt arvata. Aga kui meil ekspert kõrval on, siis mul on siuke tunne, et homme sõda ei hakka, aga ekspert mu kõrval on, ma küsiks siis, et kas ülehomme hakkab. Jah. No ütleme nii, et see arutelu, nagu sa mainisidki, ongi siuke, igal ühel selles mõttes on nagu võib-olla siuke, tekib küsimus, et kui siin nii lähedal juba on,
miks me nagu Ukrainat aitamegi, ongi see, et kui sa nii-öelda agressorile ikkagi suudad nii-öelda selgeks teha, et noh, ei ole mõtet jamada, et see ei ole nagu 3-päevane sõda, et siis lihtsalt seda otsust ei tehta, aga jah, mis puudutab sellist nagu sõjaohtu, ma arvan, eks me saamegi nagu siin pigem olla, ma ütleks nagu rahulikumad ka, et ei ole mõtet nagu ka võimendada nagu üle, et meil on nagu päris, ütleme nii, et Eesti pole kunagi nii hästi kaitstud olnud, mis puudutab meie võimed, seda me oleme ise ka nagu teinud ja NATO on ka selles mõttes hästi tugev ja liitlased on siinkohal, et seda arvutuskäiku, et kui Putin nagu Venemaal nii-öelda Ukrainagagi ei suuda võrdselt nagu boksida, et siis lihtsalt nagu see oleks ikka väga suur lõpuboss tema jaoks nagu. Aga mis asi Euroopa, kogu Euroopa? No ütleme kogu NATO Euroopa, et... No jah, aga kas sulle ei tundu, et natuke nagu hirmutatakse inimesi liiga palju või ma ei tea, mis seda nagu kultiveerib, aga umbes nii nagu koroonaga oli. Kõigil on nagu sitt püksis, aga siis tegelikult vaatad, et mingisugused 92-aastased inimesed nagu lahkuvad siit ilmast. Et see nagu meedia ikkagi nagu väga kõvasti pasundab sellel teemal, et või see on meie süü, et me nii huvitatud sellest oleme, et me klikime selle peale kogu aeg või... Ma tahtsin ka korra sellele lisada, et rohkem, ma arvan, kardavad ja ongi hirmul need, kes iga päev loevad selle kohta ja uurivad ja saavad teada, kui hirmus see võib olla või mis seal koha peal toimub. Et kui sa tõesti ütleme, iga päev ei loe neid uudiseid, oledki eemal, siis sa ei mõtle selle peale iga päev. Kui sa loed, siis sa oledki hirmul. See on niisugune naturaalne... Sa ei pääse sellest ju. Ei pääsegi. Näiteks kui sa TikTok'i scrollid, mida vist paraku enamus teevad, sõltlased, võime sellest pärast rääkida üheskoos, aga siis sa ju ei pääse sellest. Et kui mingisugune Donald Trump paneb mingi rämeda kärsa maha ja terve maailma meedia pasandab sellest, siis see nagu, sa ei saa ju sellest mööda minna, sa mõtled, et ma ei soovi enda päeva sellist infot, et ma tahaks enda pea positiivsete asjadega täita, aga see tuleb sul mingi 110 kanalist, siis nagu... Eriti tänapäeval, kus iga päev tuleb uut infot niimoodi peale, et see... Siis sa ei pääse sellest, jah. Ei, ma arvan ka, et see nii-öelda tegelikkus ja võib-olla see, mis nii-öelda meediast nagu paistab läbi, on natukene nagu, ei ole päris nagu ühel liinil, et samamoodi kui esimest korda Donald Trump tuli Valgesse majja, et siis oli, ma mäletan ka, oli iga asja peal oli põhimõtteliselt nagu sest ilmselgelt ongi asi, mis on nagu vastuoluline ja siis toodab seda lugevust. Aga ma arvan nagu Eesti puhul ka, et eks me võiks nagu pigem keskenduda sellele positiivsele, et mis nii-öelda pigem tuleb, et mis see lõks ongi ja ma ütleks, ka see on nagu Venemaa võib-olla eesmärk ja lõks nagu tülli ajada hästi tugevalt, et see kahjuks nagu mõnes võib-olla riigis on juba nagu õnnestunud, aga tulekski ma arvan nagu rahulikumalt võtta, et jah. Me käisime tegelikult rahvalt tänaval uurimas ka, et kuidas nemad siis tunnevad, kas nad kardavad sõda või on hirmul või mitte. Nii et vaatame. Mida sina arvad Donald Trumpist? Minema. Tal on omad võlud ja valud. No mingit sümpaatiat mul kindlasti tema vastu ei ole. Ettearvamatu. I don't like him. Why so? He's like the face of what's going wrong with the world at the moment, basically. Ujuv element. Ujuv element, jah? Jah. Ei peaks niimoodi riigi valitseja käituma. Ta on ilmselt oma kasu peal väljas. Mulle ta väga ei meeldi. Mingid vennad räägivad, et Trump on nagu palju kiirem oma asjades, et ta teeb otsused palju kiiremini. Ma arvan, et ta üritab juhtida väga suurt riiki nagu ettevõtet, mis ei ole otseselt paha. Mida sina isiklikult arvad? Mitte midagi hästi. Me ei tea, mis ta teeb järgmiseks. Võrreldes eelmiste presidentidega täiesti ettearvamatu. Tahad ausalt vastust või? Muidugi. Ma arvan, kui ta valimised võidab või võitis, mõtlesin, et tavai, yes, lähe, let's go. Nii. Aga nüüd risti vastupidi. Mis mõttes siis risti vastupidi? Mulle ei meeldi tema lihtsalt poliitika, tema arvamused ja tema suhtumine nüüd. Tsirkus. Mis sa mõtled tsirkus? Kurat, mina tean, mida tegema peaks. Käed võivad rüppe, see on, kui sa küsid, mis ma arvan Donald Trumpist, käed võivad rüppe ja sittegi teha ei oska. Kuidas Trump Eestile mõjub? Kas hästi või halvasti? Ma arvan, et kuule, pigem hea tead.
ta püsiasjadega ei tegele nagu Eestimaa leian. No pigem halb, annab pigem nagu jõuõlga venelastele. Ma arvan, Eesti peaks ajama oma asja täiesti rahumeelselt. Me saame ka oma riiki juhtida nagu ettevõtet. Eestile pigem halvem valiku Harris. Selle samal põhjusel, et me ei tea, kas me saame enam USA-le loota. Pigem head või pigem halba? No pigem halba ikka, aga Võib ju sõltuda sellest, et mis ta Putiniga räägib. No ta ütles, et lõpetab sõja 1 päevaga, eks ole, kui saab office'isse. Kuidas tal siis praegu läinud on sinu juures seal office'is? Ma saan aru, et tema töö tegelikult on see, et ta ei taha, et Hiina ja Venemaa teeksid koostööd. Ja sellepärast ta peab sõja võimalikult kiirelt lõpetama, aga eks näis, kus tal läheb sellega. Ma ei ütleks, et Trump saab Eestil midagi sitta keerata, siis ta peab pooleli Euroopale koos sitta keerama. Venemaa on ju näoli poristada. Ja. Kas sa tunned ennast Eestis turvaliselt praegu? Ma tunnen ennast väga turvaliselt. Venemaa olukord nagu natuke hirmutab küll. Mul on rahu südames, ma usun Jumalat ja ma ei tea, kõik on tema käes. No pigem turvaliselt ikka, jah. Ma tunnen turvaliselt, aga 100% ei saa ilmselt välistada, et tulevikus võib midagi ka juhtuda siin. Me ju näeme ära, sõda ei hakka teed 1 päevaga, nagu me nägime Ukrainast, nagu oleme näinud teistes riikides. Sul käib sõjaväe kogunemine ennem ja siis sa saad juba aru, et läheb asjaks. Kuule, karta pole midagi. USA poolt. Arve, et karta pole midagi? Mitte midagi, kõik jääb nii nagu on. Aga mingit ohtu ma otseselt nagu ei tunne. Turvaliselt. Jaa, absoluutselt. Vaata, kuidas see pätakas, no ta lihtsalt chillib ju siin. Ta valvab. Ja mina olen temast ju suurem, ma võiks ka chillida rahumeelselt. Põgeneda mingi ohu eest, ma ei tea. Ühele lapsevanemale ütlesin samamoodi ja ütlen ka siin, et väga positiivne tulevik ei tundu, aga mina loodan Jumalale. Ma valin pigem mitte igapäevaselt selle peale mõelda, küll aga paratamatult inforuumis viibides sa mõtled selle peale ja kõik, mida sa siis teha saad, on uskuda, loota, kindlustada ja panustada nii palju, kui sa saad. Kusjuures just tehti paketti, et sa saad annetada Eestisele drooni arengule abi. Googleta see link välja, seda tasub kindlasti levitada. Palju on, mis ei ole meie kontrolli all. Meie ülesanne on teha, mis on meie kontrolli all. Palju, mis ei ole mõtet väga rabeleda. No selge, ehk siis ärevad ajad on vist niikuinii, aga kuule, ma tahaksin sult küsida, et kas on nii, et kui Venemaa ründaks mingit Euroopa riiki, siis Eesti tunduks nagu üks esimesi ükseid targeteid. Kas see on nii või ei? No ei pruugi selles mõttes, et Moldova on ka olemas. No ütleme nii, et miks ma arvan, nagu Venemaa ründas just Ukrainat, oligi see, et ta nägi nagu nõrka, võib-olla nagu siis sellist easy targetit või madalat rippuvat õuna, aga ütleme nii, et juhtus kõik vastupidine ja saime NATO-sse veel Soome-Rootsi, on ju. Et selles mõttes kõige parem NATO müügimees on olnud nagu Putin ja kaitsekulude nagu tõstmise ja eest võitleja. Selles mõttes, et ütleme nii, et ega me seda nagu naabrit muuta ei saa, siin ei ole nagu midagi teha, et samamoodi nagu Lõuna-Korea on Põhja-Korea vastas või Iisrael on seal nii-öelda enda tulipunktis, et selles mõttes ja kui me vaatame, need riigid on nagu väga edukad just, mis puudutavad elatustaset, majandust, on ju. Et sa saad panna ikkagi kaitsesse raha ja olla ikkagi nii-öelda turvaline. Et kui see mingi asi hakkab toimuma, et siis meil on ikkagi eelhoiatus on nagu olemas, et ei ole nii nagu kuskil filmis, et kõnnivad mingid mehed üle. Et eks me juba nagu enne nagu teame, et mis see nii-öelda väehoiak on ja samamoodi võis nagu Ukraina puhul oodata. Ma ei tea, kui palju te siis jälgisite, siis ma küll nendel ametipostidel ei töötanud, aga mul lihtsalt viskas hästi palju Twitteris ette, kuidas lihtsalt tankid sõidavad lihtsalt täiesti kaugigedast, pannakse nagu Ukraina nagu piiri äärde. Et ja lõpuks... Mis asi siis täpselt, et nii-öelda tavaliselt ikkagi, et kui midagi toimuma hakkad, siis sa ikkagi näed, et maailm on ikkagi nii ühenduses, et ei ole nagu selline keskaja teema, et kus satelliit ei ole, pilt ei ole, seal juba nagu sotsiaalmeedias on nagu need nagu märgid olemas, mis oli ka nagu Ukraina sõja puhul, et sul hakkasid nii-öelda rongid sõitma, kus oli tehnika peal, on ju, et siis sa võisid nagu arvata, et okei, et siit midagi võib tulla, võib ka olla õppus, kunagi ei tea, valmis peab olema. Aga kas inimesed ei lootnud viimse hetkeni, et seda ei juhtu või? Ei muidugi. Või nagu, et see, ja. Nii nagu ma mäletan seda, siis pigem oli see, et come on, ei ole ju. Ja siis järsku ongi.
ja kõik vist suht viimse hetkeni tegelikult nagu lootsid, eks ole, USA ja Biden ja. No just, et eks noh, lõpuni ei teagi, nii et sellepärast tulebki nii-öelda valmis olla, aga ei tasu ka nagu üle mõelda, et... Ja. Üks hea Soome sari oli just Konflikt. Ma ei tea, olete seda kuulnud sellest? Poole silmaga vaatasin, jah. Miks sa oled kursis sellega? Ja ma olen selle täitsa ära vaadanud, soovitan vaadata. Nice. See oli äge. Selles mõttes, kes seda nagu sisu ei tea, võib-olla umbes lihtsalt seletan ära. Ehk siis oli jaanipäev, siuke chill, kõik on nagu rahulikult. Ja siis äkki tulevad mingid mehikesed. No sa ei ütle ära, mis nii riigist on, ega lõpuni märgistamata mingid. Jah, et põhimõtteliselt siuke Krimmi case. Nad ei ütlenud ka vist lõpus. Noh, andsid nagu vihjata, et võib-olla venelane, võib-olla mitte. Ja siis nad võtsid siis ühe nagu pool saare ära, et ütlesid, et me tahame saart rendile võtta ja põhimõtteliselt, et siis hakkasid suruma nii-öelda nõudmistega. Et selline see umbes case oli ja siis oli, et kuidas siis nagu, milliste dilemmade ees on seal nagu riigivalitsejad, millised on siis nii-öelda kohalike, kes siis lõksu jäid, need sõdurite, et keda siis lasta võib, sest neil olid ka samasugused vormid nagu neil endal on ja, et kõik see dilemma nagu mängiti läbi, mis oli selles mõttes ka siuke huvitav äratuskell võib-olla mõnedele, need stsenaariumid on nagu tehtud, aga siuke ka, et kas ja kuidas saaks sellisele ohule reageerida, et siin nagu varem on ka sellel teemal juba nagu spekuleeritud, et ütleme nii, et see on nagu isegi väga suht keeruline siuke operatsioon, et lihtsam oleks isegi nagu võib-olla venelased nagu tulla nagu otse, et miks ta peaks nagu niimoodi keerutama hakkama, või kellel iganes on ju. Et eks ta on nagu hea selline mõttemäng. Aga seal oli vaata see teema ka, et siis NATO seda viiendat klauslit, eks ole, et NATO siis ütles, et nende jaoks tegelikult ju maailma mastaabis see on nüüd nii väike rünnak, kuigi Soome jaoks oli see tegelikult okupeerimine, ja siis NATO ei tulnudki seal sarja kontekstis neile appi, eks ole, et kui tõenäoline see nagu praegu on või tundub, eks ole, et üha rohkem see NATO nii-öelda allianss nagu ja nagu nõrgeneb praeguse maailma kontekstis, eks ole, Trump ja kogu see olukord. Eks selles mõttes, et see ongi nii-öelda Venemaa eesmärk nagu testida nagu NATO-t, et mis ma võib-olla selle piirkonna kohta ütlen, meil on siin üks formaat veel, mis on siis CHEF, kus on ka siuksed like-minded riigid, Põhjamaad, Baltid, Britid, et kui tavaliselt NATO-s see otsustusprotsess natuke võtab aega, siis seal on põhimõtteliselt nagu ka telefonikõne peale, et okei, ma ei tea, regioonis mingi asi on, savai, et siis kõne peale nagu tullakse appi, et eks see nagu oleneb, kui millise nagu iseloomuga see nagu konflikt olla võib. Et ma arvan, et seal, kui siis niimoodi hakkaksid väed sisse tulema, et siis seal ei oleks nagu küsimust, et pigem nagu ikkagi reageeritakse ja nähakse, et see on nagu oht, et oleks see mingi võib-olla kaheti mõistetav, et ei tea, kas on ikka kodusõda või ei ole, aga ikkagi, kui sul on nagu luure ja otsustajatel on nagu info olemas, et siis ma arvan, seda otsust nii-öelda ohutõrjumiseks on ikkagi lihtsam teha. Aga ei, selles mõttes siuke huvitav mõtteärjutus. Kiire küsimus ka veel, ütleme, Eesti julgeoleku osas, et hetkel aktuaalne teema on siis agressorriigi ja hallipassi omanikel siis valimisõigused ära võtta. Et mis ohtu see, mis sellega kaasneda võib, mis oht sellega kaasneda võib, mis mõju? Ja mis nagu need riskid nagu et või see sotside point on, eks ole see, et kui me võtame nendelt hallipassi inimestelt selle õiguse ära, et siis nad hiljem, kui on mingi konflikt või mingi olukord, et siis nad just tunnevad, et nad ei ole selle, kui ühiskonna osa kuidagi võivad just see võib esindada endas, eks ole, mingit julgeolekuriski. Et ma ei tea, mis teie seisukoht selle osas on? Et kas võtta ära valimisõigus neilt või? No jah, agressorriigi ja hallipassiga inimestelt. Jah, kahetine,
mis see, kuidas peenes keeles öeldakse, 2 teraga mõõk või. Mingis mõttes neil võiks ju olla mingisugune otsustusõigus ka siin riigis. Muidu nad hakkavad seda Eestit nagu veel rohkem vihkama, eriti kui nad seda Vene meediat tarbivad, et siis võib-olla nagu ei tekitaks neile kiusu pärast ebamugavust. Noh, nii argumendi mõttes. Aga äkki härra siin tahab vastu vaielda. Nojah, eks see arutelu praegult käib nii-öelda parlamendis ka ja eks ollakse päris, no ütleme et päris lähedal sellele muudatusele, eks näeb, kuidas see lõpuks läheb, aga jah, mis puudutab võib-olla sellist nii-öelda valimisõiguse äravõtmist, eks neil on, kindlasti ongi agressorriikide kodanikud, ütleme nii, et pigem suht väike osa on käinud ka nendest hääletamas, et mis puudutab Vene passi, et ma nagu ei näe kuidagi põhjust, miks neile nagu see jätma peaks üldse valimisõiguse. Halli passi teema on nii-öelda pikem teema võib-olla, et pigem need, kes on kunagi selle võtnud, ongi nagu soovi siis avaldanud, et võtta ka Eesti kodakondsust, ehk siis pigem nendele pakkudagi siis järgmistel aastatel rohkem seda võimalust, et nad teeks selle kodakondsuseksami ära, saaksid siis nii-öelda Eesti passi. Aga ka see süsteem on selles mõttes juba 30 aastat olnud, et eks ta võiks ka juba ajalukku minna, et oleneb, kuidas siin nüüd arutelud ja kokkuleppe leitakse, et tõenäoliselt tuleb selline päikse loojangu klausel, kus ühe korra saavad veel hallipassi omad hääletada ja siis pärast nii-öelda, ongi järgmised valimised siis 4 aasta pärast on ja, et siis võiks olla enamusel juba nagu ära tehtud, et siis on nii-öelda siuke aega olnud ka. Eks me oleme näinud, võib-olla see on nagu kuskil Moldovas ja näiteks Gruusias on võib-olla olnud isegi nagu suurem teema, kus sul ongi hästi suur osa elabki mingi mitte suur võib-olla, aga mingi teatud osa, kes väga hästi suudab spinnida seda valimistel, seda nii-öelda Vene narratiivi ja kui võimule tullaksegi, siis keeratagi, tehagi positiivseid otsuseid nii-öelda Venemaa suunas on ja. Et see nagu oht on nagu olemus, et eks me saame seda nii-öelda nii praegult võimalik nii-öelda ära võtta, et Ja kuule, sina oled ikkagi, kuna sul on see insight Eesti nagu julgeolekus, et me teame, eks ole, spionaaž ja Vene spioonid ja kas nagu Eestil on ka mingi selline spionaaži nagu programm või kas meil on maailmas on nüüd Eesti spioone ka, ma tean, see on kindlasti mingi salastatud teema, kui see üldse on mingi teema. Aga kas Eestis nagu, tohid sa selle kohta öelda midagi, kas nagu Eestil on ka enda spioonid kuskil maailmas laiali? Eesti John Wick kuskil. Ega ma seda avama sinna ausalt öeldes ei hakka, aga selles mõttes nagu töö käib, et eks meil koostöö erinevate asutuste vahel käib ja liitlastega ikkagi jagame infot ja ma selles mõttes ei hakka siin nagu pilti maalima, et on John Wick või 007, et see on nagu enda võib-olla fantaasia. Iga enda fantaasia, aga jah, selles mõttes töö käib, et see on väga oluline osa julgeoleku pildist. Aga äkki me siis 50 aasta pärast, siis kui me pässid oleme, saame ajaloo-raamatust lugeda, kuidas see käis või? Jah, täitsa võimalik. Ma võin oodata nii kaua. On see film on ka tehtud ju, 30-ndates O2 on ja, et seal võib-olla ongi 70 aasta pärast on film tehtud sellest, kuidas praegult asjad käivad maailmas. Küll tehakse, jah. Siis pead ootama natuke uudised. Teaser pead ootama 70 aastat. Mul nii kaua ei ole, ma ei usu, et ma saan oodata nii kaua. Kaua vastu ei pea, jah. Kuulge, aga võiksime veidi, siis oleme siin Eestile keskendunud rohkem, võiksime veidi välismaailmast ka äkki rääkida. Et USA, eks ole. Ja huvi pärast, et USA presidendi valimistel, kellele te pöialt siis hoidsite?
No ma ütleks lihtsalt, et ega see ongi nagu osa otsus on, et me oleme seda nagu hoidnud ka ja rääkinud, et ma võin enda pöidle ükskõik kuu panna, mul ei ole jah USA kodakondsust, et hääletada USA presidendi poolt. Aga see on ikka täitsa pekkis, noh. Mismoodi, noh? Et mismoodi see Trump jõudis sinna Valgesse ja tagasi või? No okei, ma tean, sest USA-s on sitaks palju rumalaid inimesi, aga nagu kuidas sa niukse otsuse teed, noh? Ja sa ise valid selle inimese sinna ja siis sa oled uhkend üle, siis tegelikult näed, et kuule, ei olnud vist kõige parem mõte, aga siis sa ei suuda seda nagu endale tunnistada, vaata, siis lihtsalt ütled, ei, väga hästi on kõik raisk, et ja ma olen suga nagu nõus, et ma ise ka ei arvanud, et Trump seda uuesti võidab. Aga võt, no näed. Uskumatu. Nüüd on nagu märter ka selle atentaadi pärast, vaata. No kui ta oleks surma saanud, siis ta oleks veel suurem märter, aga jah, ma olin USA-s paar aastat tagasi Floridas. Orlandos ja siis olin seal mingi pere juures, vaata. Ja nad olid ka Trump supporterid, vanemad inimesed. Siis seal oli veel niimoodi, sõitsid kiiritee peal või maantee peal või whatever, vaata. Siis oli suur mural oli tehtud Donald Trumpist, vaata. Said iga päev vaadata seda molli sealt. Ja siis see tema ütles umbes mingit sükest juttu ütles, et I would like that this country would be where it used to be. Mingi sellise lause ütles. Nagu just kui niimoodi pooleldi õigustamaks, vaata, et miks ta nagu low-key Trump supporter on, aga mis mõttes see used to be, mis see riik siis kunagi oli, mis sa silmas pead, et 20 aastast Vietnami sõda või Iraagi pommitamist või? Mis see riik siis enne oli või? Mis see siis oli enne, ma tahaks teada. Selline filosoofiline küsimus siis. Jah, no nüüd Trump on olnud office'is ju 2 kuu ringis. Ja kuidas teile tundub, kuidas ta siis hakkama on saanud seal praegu? Oi, issand jumal. Kuidas see nagu... No see on lahe tegelikult, et sa ei pea üldse, et sa võid nagu täielik loll olla ja ka poliitikasse minna. Selles mõttes on nagu tore, et lootust on teistelgi. Ai, täitsa. Nüüd ju Trump on nagu esimese selle valitsemisaega võrreldes, nüüd kohe Trump esimeste päevadega seal hakkas neid executive ordereid, eks ole, järjest nagu sisse nagu kütma. Et sellega eks ta jah, oma esimesed valitsemisaega võrreldes on kindlasti nagu õppinud ka, eks ole, ja aga muidugi ongi, nüüd on aktsiaturg on, eks ole, hetkel väga volatiilne seal SP500 ja Dow on ligi 10% maas eelmise kuuga ja muidugi need tariifid, eks ole, Mehhikole, Kanadale, et isegi kanadalased, eks ole, hakkasid, kes on nagu kõige viisakam rahvus nagu üldse hakkasid, eks ole, USA selle hümni peale puuma. Ja Trump tahab Gröönimaad osta ja nüüd just oli, et tahab Euroopa alkoholile mingi 200% nagu... Ja šampanjale ja veinile. Jah. Kuna seal pandi sellele viskile pandi seal tariifid peale, siis ta tahab vastu teha. Kas ta siis nagu... See on nagu mingi suure mehe lauamäng või kas ta nagu... Põhimõtteliselt, eks ta lihtsalt katsetab, mida ta saab teha või ta on nagu... Või ta on täiesti no ta on ju soe peast. No ma näen Trumpi selle küljelt, et Trump on tegelikult ärimees ja ta on kogu aeg öelnud America first ja nüüd ta teeb kõik, et USA oleks uuesti nii rikas, et seda raha ei oleks kuskile panna. No aga need tariifid asjad, see ei ole ju nagu, see lõpuks ei tee nagu mitte kellelegi head, kui ta enda riigi peamiste mingi trade partneritega, riikidega, eks ole, paneb neile tariifid peale, siis nemad teevad siis retaliatory, eks ole, panevad vastu mingid enda tariifid, siis lõpuks kõigile läheb ju kõik lihtsalt kallimaks. See ongi lihtsalt see ei ole ju hea business move. No ta on niuke
jõhkard ärimees, eks ole, ta seal 90-ndatel tegi real estate'iga sama, ta võttis kõik New Yorgis lihtsalt endale, ta proovib sama teha, kas see on kõige parem viis USA jaoks, ma ei ütleks seda ja see, et ta tahab Gröönimäed ja Kanadat, see ei ole kindlasti õige käik, eks ole. Mis see keskmine eluiga on muidu Ameerikas? Väga hea küsimus, ma arvan, et... Teine küsimus on see, et kas stemcellidega saab 130-seks elada nüüd või? Mitte veel, ma arvan. Väga hea, selge. Aitäh. Ma arvan, et mis sa mainisid ka seda tema endist nagu elu, ma soovitan vaadata Netflixis on Trumpist siuke sari nagu American Dream. 4 osa. Neli osa räägibki, kuidas ta seal kinnisvaras alustas, kuhu ta jõudis, mis tal need peredraamad olid ja mis siis nii-öelda teda poliitikasse siis drive'is ja mis seal nagu lõpus oli, et mis tema võib-olla sellist poliitikat või no üldse sellist poliitikat võib-olla iseloomustab, et me olemegi võib-olla jõudnud sinna kohati sellisesse startup poliitika võib-olla ajastusse, vähemalt seal, kus see taktika ongi vist umbes see, et viskad üles mingi Twitterisse mingi ettepaneku või X-i ja siis inimesed hääletavad, kui see lendab, siis teeme ära, kui see ei lenda, siis me ei tee, et noh, see on nagu see, mis on natukene nagu välja tulnud sellest asjast. No ja Trumpi lubas ikkagi Ukraina sõja nagu peatada päevaga, kui ta office'isse saab. Neid asju, mis ta lubas kohe esimesel päeval korda saata, oli muidugi ilgelt palju. Ja üks neist oli see, et lubas Ukraina sõja päevaga peatada. Noh, nüüd on 2 kuud möödas, eks ole. Ja just oligi siis Trumpi ja Zelenski kohtumine seal Oval Office'is. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Aga mis te arvate siis, kas see oli nagu ette planeeritud selline ambush nagu Trumpi ja tema tiimi poolt, sest nad isegi ei olnud jõudnud arutada neid reaalseid teemasid, mille pärast Zelenski sinna läks, nad ei olnud jõudnud seda mineraalidiili, nagu nad ei olnud jõudnud midagi veel arutadagi ja esimese asjana toimus see ei olnud ju isegi official nagu pressikonverents, vaid see oli lihtsalt nagu foto-op, kus nad siis hakkasid seal omavahel tegelikult vaidlema ja suht nagu inetuks läks see asi tegelikult ju. Ma tahaks teada küll, mis see mõttekäik oli neil ja sama. Omavahel arutasid kuskil mingi sitaks suure laua taga, vaata, et tavaidina tõmbame kottid ja näitame talle see ei tule siia vistiitama, see on meie teemane. Täpselt selline nagu mingi kuradi ma Rapla BMW pagassi juttu, vaata. Eks nad vist niukse kergelt kiusamise norimise taktikaga läksidki, et see on taktika tõepoolest, jah. Või no nad läksidki selle norimisse sellega nii-öelda ja ei olnud liiga hea sõna selle jaoks lihtsalt. Jaa, ei olnud kõige meeldivam kohtumine. Üsna piinlik, jah. Aga kas see on siis ma ei ole mingi psühholoogia ekspert, aga normaalsel inimesel oleks nagu häbi ju kohe, et kui sa nagu koolis arvad, et sa oled äge ja teed pahandustega, sest terve klass on solvunud su peale, tüdrukud ka veel peale kauba, kuigi sa üritasid neile meeldida oma pahandusega, siis sul on ju häbi pärast. Võib-olla sa ei julge seda tunnistada, aga sul ju tegelikult on ju häbi. No Trumpil ei ole kindlasti häbi. Aga mõtlengi jah, et kas tal on nagu, see nartsissismus on nagu nii kõrgel tasemel tal, et kas tal on üldse häbi tunne? Kindlasti mitte. Ta on räme jõhkart, see film tuli ka välja, seal oli ka näha, et ta lihtsalt võttis.
ja mis film ja mis võttis? See kinnisvarafilm nüüd, mis rääkiski Trumpi siis New Yorgi kinnisvara buumist ja kuidas ta vahepeal seal langes ja perekonna probleemid, mis seal olid nii-öelda, et ta väiksem või vanem vend oli siis alkohoolik ja narkootikumid midagi suri ära ja selle poole pealt ta nagu siis ütles, et sinu enda süü ja jätkas lihtsalt enda monopoli ehitamist, et kui sa tahad kõik endale saada, siis sa pead olema niuke jõhkard ja näitama julmalt fuck'i ja selline ta on. Ta oleks ise ka seda jooki ja narksi panna hästi palju. Aga ta on vist nagu üldse nagu, ta on vist täis karsklane nagu. Sellest on veel rohkem kahju. Kui on ta täis karsklane, see tundub suss, eks ole. See pallett ravimeid, mis ta võtab, on ma arvan suurem kui Adolf Hitleril kuradi oma prime'is. Kui on ta karsklane, ta võtab mingi 36 tabletti päevas. Või ei tea. Aga veits on sus küll, et täiskasklane, aga no miks sina arvad sellest? Ma arvangi, et selles mõttes poliitikas üldse, et on see süke, hästi inimeste keskne on ka see, et eks nii, Zelenski on selline konkreetne vend ja Trump ka, et seal võib-olla see tuligi sükene, et kui sa oled ikkagi hästi kaua sõjas olnud ja siis ja nii-öelda see suhtlus ilmselgelt on nagu uue administratsiooniga nagu muutunud. Eks nüüd on nii-öelda vähemalt viimased uudised on natukene nii-öelda ka paremaks läinud, aga mis võiski selle tekitada sellise. Aga seal tuleb ka aru saada, et eks ta nagu ma enne ütlesin ka, et suunas hästi palju sellisele kodupublikule seda nii-öelda, mis seal toimus Trump, et pigem jah, nagu ma enne mainisin ka, et hoida võib-olla sükest, mis puudutab liitlasi sükest nagu positiivset poolt ja eks teised nii-öelda liidrid käisid ka seal nii-öelda seda olukorda parandamas ja just, et lõpuks oleks nii-öelda ühisel joonel ja siin võib selles mõttes päevadega muutuda, spekuleerima ei hakka, aga eks praegused, mis puudutas näiteks seda, kelle kohtus NATO peasekretäriga, et Trump, et seal oli jällegi nii-öelda positiivsem süke sõnum, et eks ta on nagu olnud see, kes ka euroopalaste seas on aidanud nagu füüsilist enda sõnadega kaitsekulusid nagu kasvatada, et võttes nagu teiselt poolt, aga muidugi selles mõttes, et isiksused on erinevad, poliitikas eriti suur mäng, et seal hästi palju läheb selle peale ka. No selles mõttes see oli see nagu süke ajalooline hetk, et see oli esimest korda, kui Ameerika president siis kritiseerib oma liitlast seepärast, et nad ei alistu sissetungivale armeele ja siis tal oli veel nagu jultumust Zelenskile öelda, et tema ohustab maailma siis 3. maailmasõjaga, eks ole. Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Et see nagu tundus minule nagu kõige sürrim selle juures, et ta siis süüdistas nagu kuidagi Zelenskit selles, eks ole. Ja siis pärast oli veel see, et kui peale seda pressikonverentsi, et oli süke klipp korra. He's got to say I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it, okay? Kuidas ta nagu, Trump nagu nii kuidagi Putini poolt ja ta oli Zelenski peale pahane, et see Zelenski kuidagi siis materdas seda Putini nime või? Et nagu on ju nagu sürr, eks ole või teie jaoks ei tundu see sürr kuidagi või? Eks näeb, mis see nagu pikem nagu plaan on, et praegult nii-öelda kui me täna seda nii-öelda salvestame, et siis viimase nii-öelda seisuga siis, Zelenski on näiteks, kui me räägime sellest lühikest vaherahust, siis nagu Zelenski on nagu sellega nõus olnud. No absoluutselt. Putin nüüd oodatakse nagu konkreetsemat käiku. Ta andis nagu segase sõnumi, et
no me vist oleme nagu nõus, aga siis enda nagu tingimused, no mis tähendab tegelikult, et ta tegelikult nagu rahu ei taha, et siin ongi nüüd USA-l ka võimalus, et kui see Putin päriselt ka nagu rahu ei taha, mida me Euroopas oleme mida nagu rääkinud ka, et siis, et mis need nagu järgmised sammud on, et eks nagu nende taktika, USA mõte ongi see, et nagu rahu sõlmida ja siis on erinevad meetodid mõlema poolega suhtlemiseks, et jah, huvitav oleks teada, et mis siin nüüd, mis nüüd siis Venemaa nii-öelda, kas siis käitumises või mis USA nagu taktika nüüd edasi on. Kuule, aga ütle mulle, kas Donald Trump mängib lolli või on loll? No ma arvan, ma ise ei hakka seda nagu analüüsima, et eks sa pole sellele kunagi mõelnud või? Ei no, selles mõttes ma arvan, igaüks saab nagu erinevaid nagu jooni tõmmata siit, et kui ma vaatan nagu siukest võib-olla reaalpoliitikat, et siis ma võib-olla keskenduks pigem ikka nagu sellisele nagu ühisosale, ma nagu päris nagu siin temmeldama nagu ei hakka, et ta ei tohi öelda, vaata, ta on nii seotud selle teemaga, aga mina arvan, et ei ta kindlasti, selles mõttes ta kindlasti ju ei mängi mingit karakterit või ma arvan, et ta nagu läbinisti lihtsalt ongi nagu siuke tegelane, noh. Ja ma arvan, et ta täiega ja läbinisti usubki kõike seda, mis ta nagu räägib. See on hea küsimus, ta räägib nagu lihtlausetes, vaata. Nagu, et siis kas ta räägib sellepärast lihtlausetes, et need inimesed, kellel on vaja oma asju selgeks teha, et need on väga lihtsad inimesed lihtsalt ja siis ta sellepärast räägib lihtlausetes või siis see ongi tema nagu see võime, aga hoopis suurem küsimus on selles, et kas ta siis et vaata, mis ta siin tegi, süüdistas Zelenskit 3. maailmasõja alustamises ja mingi sellised asjad, et kas need väited, mis ta kuskilt mustast august suvakohast võtab, et kas ta nagu lahmib või ta päriselt ei saa aru, milline see dünaamika nagu on, et nagu mina isiklikult arvan, et ta täiega lihtsalt lahmib nagu, no selles mõttes, et nii palju kõik need lubadused ja ma ei tea, 50% vähemalt sellest kõigest, mis ta nagu ütleb, on tegelikult ju nagu bullshit minu arust nagu. Ja ta ütleb täiesti suvalisi asju, jah. Ja just oli ka lihtsalt üks näide, et mingi ta ütles, et mingi trade-lepingud, mis olid tal siis tehtud Mehhiko ja Kanadaga, eks ole, või USA-l oli tehtud, et ta ütles nende trade-lepingute kohta vaata, et nagu ei, et täielikult kõige halvemad lepingud üldse, et kes see sükest asja tegi. Ja siis oli nagu klipp, kuidas 6 aastat tagasi ta enda nagu esimese selle valitsemisaja ajal ta ise kirjutas sellele alla ja ütles, et jaa, see on nüüd kõige parem trade-leping, mis meil on nagu üldse USA ajaloos tehtud, eks ole. I look at some of the deals made, I say, who the hell made these deals are so bad? So bad. The trade deals with Canada, they're so bad. He's just looking and saying, who made these? I give you the culprit of the terrible deal with Canada. This morning, President Trump signed a new trade deal to replace NAFTA with the leaders of Mexico and Canada. The best trade deal they say ever made. No! A deal done by Trump's greatest nemesis, Trump. Et ta veits nagu ongi siuke telulu või võib-olla on ka see, et ongi ju vana ka, eks ole, võib-olla ongi juba seniilne, ei tea. Mul on ka siuke tunne, aga võib-olla me lohutame ennast sellega ja tegelikult on hästi kaval ja evil. Ja võib-olla, jah, ei no mingid pidi mastermind ja süke rahvas on tal kindlasti peos, eks ole, et selles ei ole küsimustki. Et kas nüüd USA suvitav hakkab nagu midagi muutuma, et kas demokraadid ja liberaalid, et kas nad nüüd, ma ei tea, igatahes mingi indikatsioon oli, et äkki kuidagi võetakse kokku, aga noh, samas midagi ega seal vist suurt teha ei ole niikuinii, eks ole. Jaa, sina oled ju Trump supporter meil või mitte, ma ei tea, supporter või me oleme siin arutanud sellest varem ka. Oleme rääkinud, jah. Mis sinu seisukoht on, Sander? See 3. maailmasõja lause, ma mõtlesin, et kus ta võis selle välja tõmmata, aga võib-olla mida ta ei taju ongi territooriumi nii-öelda. Trump näeb ainult seda, palju inimesi sureb ja ta tahab panna sellele inimeste suremisele nii-öelda
otsekoheselt pausi peale. No jaa, aga ta ei tajugi, mis on selle, et kui me lõpetame sõja nüüd ära, et mis siis Ukraina, mis ta peab Venemaale andma, mis seal territooriumitega, et see vist teda nii-öelda ei kõiguta ja selle koha pealt ta ütleb ka neid lauseid. Lihtsalt see, et kui see olukord, mis Zelenskiga seal Oval Office'is oli, see nagu minu arust loob sellise väga ohtliku nagu pretsedendi ja annab nagu Putinile nagu indikatsiooni, et NATO ei olegi nii tugev, eks ole, ja et meil ei olegi seda supporti võib-olla USA-lt, eks ole, mis me arvasime, et meil on või mis jah, no saate aru, mis ma mõtlen, eks ole. Aga ma olen ka muidugi selles mõttes olen nõus, et võib-olla just Trump oli see nii-öelda push või lüke, mida Euroopal ongi võib-olla vaja selleks, et just enda sellesse siis relvatööstusesse, eks ole, raha sisse pumbata, et võib-olla mingi enda Euroopa tugev allianss luua, eks ole, et ja ongi see märk, et me ei saagi loota läänele nii palju, eks ole. Ma ei tea. Ei, ma arvan, selles mõttes müügimeest on nagu hea olnud, mis puudutab kaitsekulusid, et kindlasti nagu, aga eks Eesti on nagu seda ja me toetame seda nagu mõtet ka, et võiks üle 5% minna või 5% kaitsekulud, et selles mõttes, et eks me oleme seda nagu enne ka rääkinud, ja see võib-olla tegevus, mis siin nüüd toimunud on nagu eriti üles selle nagu tõstnud, mis on selles mõttes kohati suhete mõttes võib-olla natuke jama, aga just tegutsemise mõttes väga oluline, et jällegi võib-olla igat nagu sõnavõttu ei ole mõtet üle analüüsida, aga jah, just see suurem pilt, ma nagu loodan, et see nagu läheb paremaks. Mis te veel sellest arvate, korra tuleks selle USA teemade juurde tagasi, et nüüd Elon Musk, eks ole, nii prominentselt tegutseb nüüd USA valitsuskihtides, et kas see ei ole nagu väga haige nagu huvide konflikt või, et nagu et selline businessman, kõige maailma siis rikkaim mees, eks ole, toimetab USA valitsuses sellises mastaabis nagu, või mis te arvate sellest? Ma ei pannud tähelegi, kus ta ilmus, sest järsku lihtsalt tüüp teeb mingeid otsuseid. Enne mingi, mis see haipis krüptot, tegi mingid kallid sittasid autosid, ja siis nüüd järsku laks. See vend on seal, viskab haili. Superna. Ja minu see kõik asi on nagu veits selline meem tema jaoks ka, siis seesama krüpto, mis ta pushis Doge, eks ole. Nüüd see uus agency, mis nad siis tegid, mida tema juhib, selle nimi on ka Doge, Department of Government Efficiency. Ehk siis nagu tema jaoks nagu olekski kogu see asi lihtsalt nagu suur nagu meem või ja samas ongi, et see on ju nii suur huvide konflikt, sest tema siis kindlasti tema ettevõtted on kuidagi mingite nende government contract lepingutega seotud jaadi. Ma ei tea, mis sina sellest arvad? Eks see on jällegi nagu siuke administratsiooni nii-öelda, nii täpselt USA võib-olla siukse süsteemiga kursis ei ole, et eks tavaliselt on, nimetatakse nagu ministrid või kabinet. USA-s on see siuke, jah. President vist nagu. No just, president on nagu, jah, et nimetab siis oma abilised või nõunikud, erisaadikud. Eks see on nagu tema valik on selles mõttes ja selles mõttes, mis puudutab sellist võib-olla jah, bürokraatiat ja sellist nagu mõistlikumaks tegemist on, see on alati nagu hea, aga seal tuleb võib-olla jah vaadata, et sa nagu pesuveega kõike nagu välja viskaks, aga eks see on jah, võib-olla jällegi raske kommenteerida mulle, et mis see nii-öelda suurem eesmärk neil jällegi on, et eks ta on nagu showmees, seda on nagu näha. Showmees, jah. Show business. Teeb koomiline kuju ka, eks ole. Full meme, aga maailm liigubki sinna poole, nii et mis mõttes maailm liigubki sinna poole? Meme ja kõik krüptod ja need ja sellepärast nad on hästi ise ka sügavalt seotud sellega ja sellepärast ta proovib igast asjast ka miimi luua põhimõtteliselt, et talle läheb korda see ja sellepärast ka käitub. Mikk, sa oled ju tegelikult ka Zelenskiga näost näkku kohtunud, istunud temaga ühe laua taga.
Kuidas siis mis see olukord täpselt oli? Jaa, Eesti ikkagi tihti Ukrainaga suhtleb ja tavaliselt Ukrainas käib. Me oleme üritanud alati teha nii, et kui me lähme, siis me lähme ka asjaga, et kas me kuulutame välja uue siis nii-öelda toetuspaketi. Kiire vaheküsimus, millal see oli, et me saame teada ajalised piirid? See oli kuskil nüüd äkki novembris, eelmise aasta novembris. Ja, nii palju on toimunud, siis teada, mis seisukohast. Just, et Eesti selles mõttes toetajate mõttes on tipus, mis puudutab sellist rahalist panust, isegi võib-olla absoluudis päris heal kohal. Et selles mõttes kohtumine oli, ma arvan, väga tõine. Ta on selles mõttes hästi nii-öelda ka siuke konkreetne mees, aga ka siuke empaatiline, et arvestades seda, mis nagu riigis toimunud on, selles mõttes, eks ta on nagu näost, on ikkagi näha, et ta on nagu väsinud. Võib-olla mis meediast ei paista, aga kui sa oled nagu üks ühele, et siis tegelikult ta on nagu ikkagi väga nagu suure vastutuskoormaga, et selles mõttes üli respekt. Eks nad on teinud väga palju õigeid asju, aga sõda on nii ettearvamatu, et sa ei jõua nagu kõike manageerida, et eks neil on ka eks nad ikkagi nii-öelda viimaste allikate puhul rahu tahavad, aga seal on ka ilmselgelt tingimused, nii et sa ei taha ära anda territooriumi, ikkagi tahad enda nii-öelda julgeolekut säilitada, et see on kõik nagu ongi arusaadav ja sellest tuleb nagu lähtuda, et mis Ukraina nagu soovid on. Kuule, aga mis sul seljas oli seal, kui sa Zelenskiga kohtusid? Seda pusa mul ei olnud, mul oli teine pusa. Ja roheline pusa ja valge triiksärkal. Kusjuures ma võin selle väga hästi teada. Pilt on ees ja. See oli ka ikka sürjet seal samas seal Oval Office'i ja kogu selle päeva ümber, eks ole, et oligi seda Zelenski nagu outfiti ja riietust siis nii palju, nii mitmel korral tegelikult isegi kohe, kui ta jõudis sinna White House'i, siis Trump tegi kohe kommentaari selle kohta, siis seal samas Oval Office'i fotoopil, eks ole, veel küsiti nagu ekstra selle kohta, et... My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting I don't have such. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe something like yours, yes. Maybe something better, I don't know. We will see. Kuidas ta siis ei saa aru, et ta mehe riik on sõjas, eks ole, et ta käibki igal pool niimoodi, see ongi pigem nagu statement, eks ole. Et... Minu silmis kahepoolne asi, et muidugi, et tal see seljas on väga, väga arusaadav ja teine, muidugi ka näha, et järgmine kiusamise asi, mida Ameerikas ei kasutada nii-öelda, et näidata, et me oleme siin need suured koerad. No jaa, aga see jättis lihtsalt, et Ameerikal lihtsalt nemad jäid nagu lollakaks. Ei, seda küll, selle vastu ei ole midagi. Teine asi on lihtsalt, et X-is on ju, kõik räägivad, et või X ongi põhimõtteliselt, suuremas osas on seal Ameerika rahvas, kes on siis öelnud, et miks ta ülikonda ei kanna, see jutt on juba pikemalt käinud. Et miks ta siis tõesti Oval Office'isse ei läinud ülikonnaga, kui ta võib-olla teadis ette või loogiline on, et ta teaks ette, et seda hakatakse nokkima koheselt. No siis see ongi statement, eks ole. Ei, täpselt, aga lihtne oleks ka panna see selga, et ei nokitaks su kallal. Ma ei ole kumbagi poolt, ma lihtsalt on mõlemad osapooled, et miks lihtsalt ei pannud ülikonda, kui sa tead, et see on jutt, mida ameeriklased... Sest tema riik on sõjas, eks ole. Küll ta neid fancysid ülikondasid kostüüme saabki, eks ole, ja pärast kanda, kui sõda on läbi, eks ole. Ma arvan, kui ta oleks just meelega läinud sinna ülikonnaga, siis see oleks nagu teistmoodi teema täiesti flippinud, ma arvan sinna, et kõik oleks nagu sellest rääkinud, mitte nagu sellest. See oli süke lihtsalt ootamata vahepala, mis võib-olla tekkis, aga... Mis mõttes teistmoodi? Et kui ta oleks sinna läinud nagu ülikonnaga, siis ta ei ole kannud ülikonda, ma ei mäleta, mis on nagu ajast. Et see oleks nagu big news olnud, ma arvan. Ja arvestades seda, et sa soovid rahu läbirääkimistel, see oleks nagu fookuse tõmbad nagu mujale. Et ma arvan, see oleks nagu teistmoodi olnud halb pigem. Minu arust on just sõge ka see, et kuidas ta tegelikult ju mängis seal Ukraina seriaalis,
mängis presidenti, oli näitleja, oli koomik. No näed, koomik ja siis aastad hiljem see sama seriaal oligi tegelikult tema baasiks sellegale, et ta sai, eks ole, nii-öelda sai rahva populaarsuse ja saigi rahva teenijaks nii-öelda ja seeläbi saigi presidendiks ja siis muidugi järsku oli ta tegelikult kõige suurema spotlightis nii-öelda president riigijuht nagu maailmas üldse, eks ole. No siiamaani, eks ole. Et nii, et Maiduk, sul on nagu ka ju aeg presidendiks hakata. Selle baasil sul on nagu ka potentsiaali. Oled mõelnud selliste ambitsioonide peale ka või? Presidendiks saada? Presidendiks ei ole mõelnud saada, aga ma olen hellitanud seda mõtet, et kui mul midagi paremat üle ei jää, siis minna poliitikasse, aga ma tegelikult ma ei tea, no ausalt öeldes, kui ma läheks, siis ma läheks nagu selles mõttes lebotama. Muidu sööjaks läheks. Aus, väga ausa sõne. No aga selge, sõbrad, on olnud väga menukas siin teiega vestelda nendel põnevatel teemadel ja nii-öelda nendesse julgeoleku teemadesse süveneda. Võtame seda episoodi siis vaikselt kokku. Mait, mis siis tänasest episoodist sulle kõrva jäi, kas Eesti julgeolek on heades kätes? Jaa, on. Tunned turvalisemalt? Ma tunnen ma tõepoolest tunnen ennast natukene turvalisemalt küll, jah. Ja ma püüan seda mentaliteetiga nüüd siin säilitada, mitte lasta võimust võtta mingisugustel hirmudel, mida me meedia kaudu saame. Kui jällegi kusagil õllelauas või kohvitopsi taga läheb aruteluks, kui läheb tõsiseks aruteluks, siis mina selles arutelus ei osale, sest ma ei tea eriti piisavalt hästi, et selles osaleda. Aga aitäh. No saad kohe Mikule helistada ja siis anda selle ja siis saan pressiteate vastuselt, jah. No ma arvan ka, et selles mõttes võib-olla 3-4 asja, mis võib-olla kokku võtta ongi see, et nagu ei ole mõtet võib-olla hirmu külvata ja sellist nagu paanikat tekitada, et eks neid nii-öelda selliseid sõnumeid nagu tuleb ikka, aga ma arvan, mõistlik on nagu hoida külma pead ja siis teha seda asja edasi, mis me oleme teinud ja veel rohkemgi, et tugevdada Eesti kaitsevõimet, mida me oleme niikuinii juba teinud ka, et see Donald Trumpi või muud sõnumid ei ole nagu selle ajendiks olnud ja muidugi aidata Ukrainat ja toetada, et siis Euroopa Liit nii-öelda paneks ja panustaks veel rohkem, et need on need konkreetsed asjad, mis me nii-öelda teha saame, et kõigil oleks hea rahulik magada. Hästi öeldud. Ja kui tahad rahulikult magada, ärge vaadake neid sõjauudiseid enne magama jäämist, et lugege midagi pehmendavat. Tom Sawyerit või midagi ja üleüldse ärge vahtige ekraani enne magama jäämist. Selles mõttes ainult õpetan, ise ei suuda, aga teistele soovitan. Super. Aitäh, armsad vaatajad, et meiega mõtlesite kaasa nendel tõsistel teemadel täna, eks ole. Ja usun, rõõm on tõdeda, et Eesti on heades kätes. Just nimelt. Ja siinkohal tahaksime tänada Overalli renti, tänu kellele pilt nii selge ja kvaliteetne on. Ja samas ka Coolbeti, tänu kellele need episoodid jõuavad teieni. Täpselt nii. Aitäh Fotofondile nende ägedate valguste eest, tõesti kaamerad, Canoni kaamerad, võtke siis kõik Overalli rendist, need on tõesti niimoodi buenod ja kindlasti minge vaadake Maiduki tuuri, mis tal praegu on käimas, lingi või asja või something paneme siia ekraanile. Statistikast me samuti näeme, sõbrad, et suur osa teist, kes te meie episoode vaatate, ei ole tegelikult veel subscriberid, ehk siis siinkohal me tahaksime teha teiega diili, et kui te raatsite teha meile selle väikese teene, vajutada seda subscribe nuppu, siis me lubame, et me töötame väsimatult, et tuua teieni kõige intrigeerivamad, põnevamad, aktuaalsemad teemad ja see on meie lubadus teile. Ja kuulge, järgmises episoodis juba mingi nädala või nii pärast on meil uuesti saates see sama härra siin, Maiduk, ja temaga meil tuleb väga pull episood, nii et on mida oodata, selle jaoks võetage seda subscribe nuppu. Just, ja sellele videole pange like, kindlasti kommenteerige
arutage ja soovitage, mida te tahaksite veel näha. Just meid nagu tõesti tegelikult väga huvitav, et mida te arvate sellest, mis me täna rääkisime siin saates, pluss mida te ootate või tahate, et me tulevikus võiks nagu ette võtta, eks ole. Ja et mitte järgmist episoodi Maidukiga maha magada, siis bell notifications. Kling! Just nii. Ja kuule, ma arvan, et nüüd on küll nagu kõik, eks ole. Kõik on räägitud, kõik on räägitud. Saime räägitud kõik, jah. Davai, aitäh teile ja uute siis teemadeni, eks ole. Davai. Joo!